Ikka ja taas on mõnus tagasi tulla kohtadesse, kus kord juba oldud. Kuu aega tagasi olime siin Suurekivi arenduses, nüüd oleme tagasi taas ja vaatame, mis vahepeal tehtud. Mis on see, mis iseloomustaks kõige paremini vast Suurekivi arendust? Suurekivi arendust iseloomustaks võib-olla kõige paremini see, et inimestel on võimalus valida 4 majatüübi vahel ja hind kujuneb vastavalt tellija soovile. Millised need 4 majatüüpi on? 4 majatüüpi, mis neid eristab, on pindala, on siis vastavalt 100 ruutu, 120 ruutu, 140 ruutu ja paarismajatüüp, kus üks pool on 120, teine 130 ruutu. Ja veel eristab, et osa maja on ühekorruselised ja teised kahekorruselised. Tegemist on puitkarkassmajadega, millel osa fassaadi on kaetud tsementplaadiga ja teine osa voodilauaga. Räägime maja konstruktsioonist natukene täpsemalt, sest inimesed, kes endale kodu soetavad, tahavad teada. Alustame vundamendist. Millised vundamendid? Kasutame vundamendiblokke 300 laiusega, mis toetuvad killustika alusele, mille peale valame raudbetoonvöö, kuhu sisse paneme kohe vahtpolüsterooli soojustusena. Sellega saame sokli pinna, mis on tugev ja kohe viimistletud. Edasi tuleb puitkarkass, puiduks kasutame ainult kalibreeritud puitu, mis on tugevus sorteeritud ja 40 hööveldatud. See annab jälle paremad tingimused kvaliteedi osas. Selle puitkarkassi vahele, mis on 145 mm, tuleb 15 senti soojustuskivilla ja lisaks sisse tuleb eraldi metallkarkassil kips, 5 sentimeetrit läheb sinna villa juurde. Milleks metallkarkass põhimõtteliselt esmapilgul tundub, sinna võiks ju ka puidu panna? Metallkarkass sellepärast, et viia miinimumi pragude tekkimise võimalust kipsipinnas. Milline valmisaste saab olema, kui majad siin valmis ehitatakse? Algselt pakume meie valgekarbi kuju, tellijal on võimalus saada juurde viimistlus. Kui mitmete variantide vahel on inimestel võimalik valida, kui on lepitud nii-öelda esialgne valgekarp? Inimestel on valida võimalik kõikide viimistlusmaterjalide vahel. Vastavalt sellele teeme ka hinnapakkumise, kui see sobib, läheb asi uue töösse. Ja nüüd seest välja praegusel suvisel ajal igati asjakohane rääkida, et kuhu tasemele viiakse ümbruse haljastus. Valge karbi juurde kuulub meie poolt must planeering, see tähendab, meie poolt on tehtud kõik vajalikud kalded ümber maja. Uue kodu soetajatel on väga tähtis argument ka see, et kuidas on ühendus linnaga, kuidas inimesed pääsevad tööle. Suurekivi elamurajooni asukoht linna suhtes on selles suhtes hea, et siin samas lähedal asub raudtee perroon, see on täpsemalt 750 meetrit siit Suurekivi arenduse keskpunktist. See tähendab, et inimene saab jalgsi minna rongi peale ja sellega otse Balti jaama. Kokku kestab see sõit ligikaudu Balti jaama 25 minutit. Interneti lehekülg, kus saaks nagu täpsemalt veel ja veel kord üle vaadata Suurekivi arenduse kohta? www.suurekivi.ee. Ja nüüd siis meie tänane vaatajamängu küsimus. Kui pikk vahemaa on Suurekivi arenduse keskelt kuni Valingu raudteejaama? Õiget vastust te võite otsida ka koduleheküljelt www.suurekivi.ee. Ja auhinnaks õigesti vastanute vahel me loosime välja 2 2000 kroonist kinkekaarti. Üks nendest on Snelli Spa Life'i ja teine on Men Spa Life'i Roosikrantsi tänaval. Oma õiged vastused palun saatke meile SMS-iga numbril 15 300, kirjutage märksõnaks Spa Life, jätke tühik ja seejärel õige vastus.